Issand, ava mu huuled. Et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust. Jumal, tõtta mind päästma. Issand, rutta mulle appi. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Sind, Issand, ma ülistan, sest sa oled mind toonud välja hädast, ega ole lasknud mu vaenlasi rõõmutseda minu pärast. Issand, sina tõid mu hinge välja surmavallast. Sa elustasid mind nende hulgast, kes lähevad alla hauda. Laulge kiitust Issandale, teie tema vagad, ja ülistage tema püha mälestust, sest tema viha kestab silmapilgu, aga ta lahkus kogu eluaja. Õhtul jääb nutt varaks, kuid hommikul on hõiskamine. Kuule, Issand, ja ole mulle armuline. Ole, Issand, mu aitaja. Sina muutsid mu kaebuse mulle ringtantsuks. Sa vallandasid kotiriide mu seljast ja panid rõõmu mulle vööks, et mu hing laulaks sulle kiitust ega vaikiks. Issand mu Jumal, ma tahan sind tänada igavesti. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Lugemine Johannese evangeeliumist 4. peatükist. Au sulle, Issand. Aga 2 päeva möödudes rändas Jeesus sealt edasi Galileasse. Jeesus ise ju tunnistas, et prohvetist ei peeta lugu ta oma kodukohas. Ometi, kui ta nüüd tuli Galileasse, võtsid galilealased tema hästi vastu, sest nad olid näinud, mida kõike ta oli teinud pühade ajal Jeruusalemmas. Nemad olid ju käinud nendel pühadel. Nii tuli Jeesus taas Galilea Kaanasse, kus ta oli muutnud vee veiniks. Ja seal oli üks kuninga ametimees, kelle poeg oli Kapernaumas haige. Kui ta kuulis, et Jeesus on tulnud Juuda maalt Galileasse, läks ta tema juurde ja palus, et Jeesus tuleks alla ja teeks terveks tema poja, sest see oli suremas. Siis Jeesus ütles talle, te usute mind ainult siis, kui näete tunnustähti ja imetegusid. Ametimees ütles talle, Issand, tule alla, enne kui mu laps sureb. Jeesus ütles talle, mine, sinu poeg elab. Ja inimene uskus sõna, mis Jeesus talle ütles ning läks. Aga juba koduteel tulid ta sulased talle vastu teatega, et ta laps elab. Siis ta päris neilt tundi, mil pojal hakkas kergem. Nad ütlesid talle, eile päeval kella 1 ajal lahkus temast palavik. Nüüd märkas isa, et see oli juhtunud täpselt sel ajal, mil Jeesus oli talle öelnud, sinu poeg elab. Ja tema uskus, samuti kogu ta pere. Selle teise tunnustähe tegi Jeesus pärast Juudamaalt Galileasse tulekut. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, Kristus. Head kaasateenijad, kaaspalvetajad kodudes. See evangeeliumi tekst, mida me äsja kuulsime, paneb meile küsimuse ette. Millistes olukordades meie igatseme Jumala ligiolekut või millal me märkame tema ligiolekut? Kindlasti me võime öelda, nii nagu see väepealik oma mõtetes oli ehk esialgu ja mille Jeesus ka talle viitab, et siis, kui meil on käes mingi häda, mingi eluraskus, mingi probleem, siis me otse kui igatseme Jumalat, tema ligiolekut. Tegelikult aga tänane evangeelium toob esile selgelt selle, et me võime Jumalale loota igal hetkel, igal päeval.
Usk temasse tähendabki seda, et me usaldame teda ükskõik, mis meie eludel ette ei tuleks. Kõikidel rõõmsatel, õnnelikel hetkedel, aga ka siis, kui meie elus on mured ja raskused. Tema ette alandudes, tema poole palvetades saame kinnitust oma usule. Võime olla kindlad, et tema, kes on tõotanud olla meie juures iga päev maailmaajastu lõpuni, on meie juures, nagu eelpool mainitud, kõikidel meie elu rõõmsatel ja õnnelikel hetkedel, aga ka meie elu muredes ja raskustes. Palvetagem. Armas taevane Isa, me täname sind töö ja ülesannete eest. Võimaluse eest oma annetega luua ja teenida. Me täname sind oma töökaaslaste eest ja palume, et õpiksime üksteist rohkem toetama ja vastutust jagama. Rohkenda meis usaldust sinu vastu, et sina annad jõudu ja lootust ka siis, kui me väsime päevatööst ja kui meid tabab ebaõnn. Hoia meid oma vägeva käega, lase meil rahus puhata ja uuele päevale vastu astuda. Seda palume Kristuse, meie Issanda läbi. Palvetagem üheskoos, nagu meie õnnistegija Jeesus Kristus on õpetanud. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ülistagem Issandat. Tänu olgu Jumalale. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid kõigest kurjast ja juhatagu igavesse ellu. Aamen.